tere, mina olen Greta. Ja mina olen Evelin. Tere tulemast kuulama Erasmuse taskuhäälingut. Täna on meil külas Jaanika. Ja Jaanikal on väga palju erinevaid kogemusi Erasmusega. Nii et alustame algusest. Räägi iseendast, kes sa oled ja miks sul Erasmusega nii palju kogemusi on? Tere, mina tõepoolest olen Jaanika. Väga hästi sisse juhatatud mitmekülgsed kogemused Erasmus plussi erinevate võimalustega on tõesti läbi vist viimase 6 aasta kuidagi minu elu täitnud ja igasuguseid uusi uksi avanud. Aga vist on nagu paslik alustada kuidagi sellelt, et mis ma teen praegu, mis ma täna teen ja siis võib-olla sellest algpunktist, et siis kuidas ma sinna Erasmus plussini jõudsin. Võin juba ette ruttavalt öelda, et läbi juhuse, nagu paljud asjad elus juhtuvad. Aga tänane mina on 30-aastane ja töötab erinevates organisatsioonides, Tervise Arengu Instituudis, koolituskeskuses, sellepärast, et ma olen taustalt andragoog. Ja siis ka alates tänasest olen ma ka ühe IT-ettevõtte turundusjuht. Nii et selliseid erinevaid siis kommunikatsiooni või õppimisega seotud tegemisi mulle meeldib teha ja enda elu nendega täita. Ja siis ma olen ka veel parandamatu vabatahtlik, see on kindlasti üks Erasmuse selliseid vilju, sest et enne seda ma pigem vabatahtlikust mõtlesin, et see on midagi, mida sa teed ilma rahata ja et miks üldse peaks, sest et tavaliselt on ju töö ja kodu ja vaba aeg, või kuidagi see kategoriseering oli liiga tugevalt paigas vanasti. Ja siis täna mina näeb väga selgelt vabatahtliku töö väärtust ja ma olen enda nagu vabatahtliku panuse leidnud täna kultuuritehastes, et ma olen Põhjala tehases toimetanud päris tükk aega, nüüd küll natukene vähem, sest et tööd on nagu rohkem ja siis sa pead kuidagi ju balansseerima. Ja siis Tartus aparaaditehases ka aitan ühe projektiga kaasa nii palju kui oskan, nii et selline nagu linnaruumi areng ja kultuurisündmused ja erinevad sündmuskorraldus, et see on ka üks suur osa minu elust. Kui nüüd minna siis tagasi sinna aastasse 2014, kus ma mõtlesin, et töö ja kodu on tavaline selline elustiil või põhiline osa, siis ühel hetkel, kui ma kontoris istusin, siis ma mõtlesin, aga tegelikult on ju midagi ju peab olema veel. Ma olin magistri just lõpetanud, ehk siis hästi eeskujulikult 17 aastat järjest koolis käinud ja mõelnud, et aga nüüd ju peaks küll see selline külluse tunne olema selles mõttes, et ma tõesti nagu teostanud ennast nagu igakülgselt hariduslikult ja töö on paigas ja justkui kõik on elus olemas ja hästi ja midagi ikka kriibib juba järjepidevalt ja siis, kui see töö sai kaitstud, magistritöö, siis ma mäletan seda ühte hetke, mingit sellist klikki, et see on natuke hall ilm. Ma vaatasin kontoriaknast välja ja mul tuli kohe selline tunne, et ma pean kuhugi minema. Ja siis, kui sul tekib see selge tunne, siis hakkad otsima võimalusi, et siis kuhu minna. Ja see oli nagu puhtalt selline guugeldamise töö, ei midagi muud, rahvusvahelised projektid, sõbrad olid kuskil käinud, küsisin ka, Erasmusega sa saad kaugemale ka minna ja pikemaks ajaks ja nii edasi. Ja kuidagi läbi selle siis läbi guugeldamise põhimõtteliselt jõudsin selleni, et ma lõpetasin 2 kuud hiljem lennukis, mis sõitis Rooma poole ja ma läksin 9 kuuks vabatahtlikuks ühte väikesesse Itaalia külla, Cantalupo in Sabinasse. Ma usun, et mitte keegi Cantalupost meid hetkel ei kuule, aga ma tervitan neid kõiki sellega poolest. Nii et selline oli see algus, kokkupuutepunkt. Ja selle kohta me küsime kohe edasi, aga tegelikult on meil soojendusküsimused ka, kuigi siin on juba väga kuumaks läinud, ma ütleks. Läksime kohe soojaks. Aga teeme siis nüüd kiiresti ära, et nende küsimuste mõte ongi lihtsalt, meie küsime kiirelt ja ootame selliseid esimesi mõtteid, mis pähe tuleb. Mis oli esimene välisriik, mida sa külastasid ja mida sa seal tegid? See on hea küsimus. See oli Soome. Ma arvan, et ma olin 9 või 10 aastane. Käisime Lapimaal jõuluvana juures. Aga mis on kõige kaugem sihtpunkt, kus sa käinud oled? Mis sa seal tegid? Kõige kaugem, ma arvan, et on USA, Ameerika Ühendriigid ja käisin New Yorgis. Meil oli selline 2 jaotatud puhkus, et me alguses käisime New Yorgis, olime natuke see oli kevadperiood, märtsikuu, natuke nagu jahedam, mis me sõitsime Miamisse,
ja tegime natukene randa sinna otsa. Kas sa mäletad seda hetke, kui sa esimest korda kuulsid, et on olemas Erasmus programm? No ma arvan, et see oligi, vaata, üks on selline teadlik nagu, et nüüd ma olen sellest teadlik, aga ma kindlasti nagu kuskilt märkasin, et keegi kuskil käib ja siis hashtag Erasmus või ma ei tea, kas sellel ajal juba olid need hashtagid moes, aga et ma arvan, et see klikk oligi siis, kui ma ise guugeldasin, hakkasin otsima võimaluste kohta ja see vabatahtliku teenistuse või siis EVS-i teema kuidagi sealt üles hüppas. Aga mis oli su põhiline ootus või eelarvamus Erasmuse kohta? Ma arvan, et see oli pigem seotud mingite isiklike hirmudega, mis siis kandusid üle eelarvamusteks, on ju. Nagu isiklikud hirmud, et ma ei tea, et ma ei kohanegi või ma ei õpigi keelt ära või et ma ei tea, et ma tahan kohe sealt koju tagasi tulla näiteks või midagi sellist, et kui pikemalt ei ole käinud varem ja elanud kuskil mujal, siis see teadmatus tekitab igasuguseid mõtteid, sest meie aju tahab ju lüngad ära täita ja siis ma arvan, et pigem oli need seotud sellega. Ja programmi osas võib-olla see isegi ei olnud eelarvamus, vaid see oli minu mingi esmane kokkupuude, kus ma tundsin, et nii palju igasugust dokumente, mingisuguseid pabereid ja lepinguid ja kõik tundus nagu liiga siuke nagu bürokraatlik ja selline hästi suur asjaajamine tegelikult sinna sisse minna, siis nagu pärast ei olnudki nii hullu, et need partnerorganisatsioonid ju aitasid ära teha need asjad, et sul vaja läbi lugeda, teatavaks võtta ja siis nagu teha neid asju. Kui sa mõtled sõnapaarile Erasmus ja sõber, kes on esimene inimene, kes sulle meelde tuleb? Claudia, minu väga hea sõbranna Roomast ja tema oli, ma arvan, et üks minu nagu esimesi päris itaallasest sõpru. 2 Claudiat oli, üks oli Cantalupo Claudia, üks on siis see Rooma Claudia, eks ju. Ja, et kui sa küsisid, siis mu kohe tuli tema meelde. Kus sa oma Erasmuse sõpradel külas oled käinud ja kas sulle on Eestisse ka külla tuldud? Claudia on käinud Eestis külas, mõlemad Claudiad on käinud Eestis külas, vaatku vahva. Nojah, nüüd me peame laiendama seda Erasmuse sõprade ringi, sellepärast, et ma ju jõudsin ainult sinna maani, kus ma siis lennukis istusin ja sõitsin Itaaliasse, on ju. Käisin Itaalias ära, seal sain väga palju sõpru erinevates riikides, siis, kes olid Itaaliasse tulnud vabatahtlikuks. See on väga popp koht, kus käia ja siis olid igasuguseid toredaid koolitusi meil ka selle projekti jättel. Aga siis sealt edasi ma arvan, et minu selline armastus nende rahvusvaheliste projektide vastu ainult kasvas, et ma kuulsin siis noorsootöötajate õpirände kohta ja käisin igasugustel koolitustel, arendasin endas koolitajaoskusi veel edasi praktilisemal tasandil. Kui ma tulin pärast teenistust tagasi Eestisse, siis ma töötasin mõnda aega ka siis praegust noorteagentuuris koolitajana vabatahtlikele, just et tegin nende koolitustsükli koolitusi. Ehk siis justkui panin oma andragoogika tausta ees selle vabatahtliku kogemuse kokku. Väga rahulduspakkuv, eks ju, sest et kui sa oled ette valmistunud ja siis sa justkui tunned, et täpselt see on see koht, kus ma saan rakendada praegu nagu kõige to the fullest on ju seda, mis ma teinud olen, et siis see oli väga hea tunne. Jah, ja nüüd ma jõudsin siis nende õpirännateni ja sealt ma arvan, et ma olen mingi äkki 10 või natukene peale neid igasuguseid koolitusi teinud ja ka ise läbi viinud ja sealt on tulnud igasuguseid sõpru. Väga meeleolukalt on meeles Ungaris käigud, tuttavatel Portugalis, Saksamaal. Põhimõtteliselt jah, et igas Euroopa riigis vähemalt on olemas sõber, kelle juurde külla minna, kui tahta. Ja see on väga-väga suur väärtus, ma olen selle üle väga õnnelik. Aga lendame vast Itaaliasse nüüd tagasi ja räägi sellest, kuidas sa selle projekti leidsid või kuidas sa Itaalia leidsid? No vot, seesama otsus, kus ma sealt aknast kurvanaga välja vaatasin ja mõtlesin, et midagi peab veel olema, ega ma siis tegelikult päris täpselt ei teadnud, kuhu ma tahan minna või mis ma tahan teha. Aga ma teadsin, et ma tahan kuhugi ära minna Eestist mõneks ajaks ja see võiks kuidagi minu arengut toetada ja siis guugeldamise tulemusel me jõudsin Continuous Actioni kodulehele. See on siis üks organisatsioon Eestis, mis aitab vabatahtlikel leida projekte, viib kokku nende hostivate või vastuvõtvate organisatsioonidega, koordineerib projekte,
on ka kunagi vastu võtnud, et igatpidi läbi imbunud sellest maailmast ja nemad siis tutvustasid mulle võimalusi ja mina ütlesin, et noh, umbes nagu need, et lähed lennujaama, ütled nii esimene lend, kuhu iganes on ju, et siis mina olin umbes, et läksin sinna Continuous Actioni kontorisse ja ütlesin, et mina nüüd tahan minna, kuhu on võimalik minna, ahah, kohe kuu pärast saab minna, selge. Et see mõte tuli augustis ja ma läksin oktoobris. Kuidas see kohanemine seal oli ja mis keeles sa koha peal suhtlema hakkasid? Ma alguses mainisin, et see on väike küla, et seal on natuke üle 1000 inimese. Nendest 1000 inimesest ma arvan, et 2 rääkisid inglise keelt mingil tasandil. Jah, et see oli tegelikult hea, see oli väga hea nagu ja kasulik sild. Ma hakkasin tööle seal siis linnavalitsusel, et ma sain teha ka mingeid muid asju lisaks sellele, et ma seal kohalikus koolis ja lasteaias olin. Ala koolibussiga sõita ja olla see reisisaatja nagu on ju. Hommikuti lapsed korjata sealt küla ümber peale, viia kooli ja siis pärast tagasi. Ühe autistliku poisi saatja olin ka, kui tema läks kooli ja tuli tagasi sealt ja mingeid väikseid projekte veel. Ja selles mõttes oli ikkagi igapäevaselt vaja itaalia keelt päris ruttu hakata oskama. Meil oli keelekursus. Olin ma koos Pabloga, kes on hispaanlane. Võite siis selle keeleõpetaja sellist väljakutset ette kujutada, et tal on täiesti umbkeelne eesti tüdruk. Ja siis on siis hispaania poiss, kes tegelikkuses kellel on nagu eesti ja soome keel on ikkagi päris lihtne õppida, nii et ma enne Pablo vahepeal ikka pidi igavlema, nagu kui ma seal purssisin uno, tue, tre, aga lõpuks oli seda nagu huvitav see, et kui tulla täitsa 0 keeletaustaga, siis ühel hetkel, kuna on vähem segajaid sarnaste sõnade suhtes, et siis lõpuks ma mingis osas isegi rääkisin grammatiliselt korrektsemalt kui Pablo. Sellepärast, et temal hakkas seda hispaania keelt natukene sisse sinna tulema uuesti. Et see selline põnev teekond temaga koos õppida ja harjutada seda keelt ja igapäevaselt lastega ka. Kuidas sa täna ennast tunned itaalia keeles? Ma arvan, et väga hästi. Ma olen ikka Claudia ja teistega nagu praktiseerinud, et eks see natuke roostes on ikka, et kui Rooma minna, siis esimesed kohvid tellid niimoodi maru hamblilt ja vaikselt ja siis saad juba jutule kellegiga baaris ja kui seda kunsti vallata, et kuidas inimestega kontakti saada, siis keele rooste kulub ruttu ära. Räägi mõni meeldejäävam kogemus sellest vabatahtliku teenistuse ajast. No neid kogemusi ma arvan, et oli väga palju meeldejäävamad neist. Ma mäletan sellist asja, et see ei ole kogemus, oli üks interaktsioon ühe inimesega, millest ma õppisin nagu hästi palju. Et mina olen alati Eesti kontekstis arvanud, et ma olen selline võrdlemisi sotsiaalne, avatud, saan inimestega kontakti hästi ja mainisin ma seal kollases koolibussis istusin, siis ma istusin seal bussijuht Giuseppe kõrval igapäevaselt. Ja natuke ikka hommikul üritad rääkida, on ju, buongiorno, kuidas läinud ja nii edasi, tulid lapsed juba ja kuidagi see nagu vestlus siis katkes ja pärast päevi siis, kui koolipäev lõppes, siis ma ikka alati taamalt hüüdsin, et buonasera ja ilust õhtut ja näeme homme. Ja ühel hetkel siis Giuseppe võttis julguse kokku ja ütles, et Jaanika, ma tahan sult midagi küsida. No siis oli juba, me juba paar kuud nagu sõitnud selle bussiga koos, et läheduseda seal juba selline, et võiks nagu selliseid asju avaldada, et tahan sult midagi küsida ja ma ütlesin, et loomulikult Giuseppe, et küsi on ju. Ja ta küsis, et kas sina oledki see külm ja karge põhjamaneid, kellest räägitakse, et kes on, et ta kasutas veel külma südamega või siis donne di ghiaccio, ehk siis nagu jäine naine, mille peale mina, te võite ette kujutada minu dissonantsi iseenda nagu pildis, et oota ei, mis asja, mina olen ju jumala soe ja avatud, aga lihtsalt see viis, kuidas me oleme soojad ja avatud erinevates kultuuriruumides on täiesti erinev. Ja siis ma küsisin, et loomulikult ma olin väga uudishimulik, et miks sul selline mulje on jäänud, et ma ei ole küll tahtnud seda kuidagi moodi tekitada, on ju. Ja siis ta ütles, et aga tead, et minu jaoks on see täiesti nagu huvitav, et alati kui me näeme, mitte siis, kui me siin nüüd koolibussis sõidame, vaid mingil muul ajal, näiteks kui sa lähed koolist koju, siis sa ainult taamalt kaugelt lehvitad.
ja sa ei tule mu juurde kunagi, et noh, et kuidas päev läks või ma ei tea, kuidas vanaemal läheb või mis iganes, et tema jaoks lihtsalt see oli nii harjuspärane viis, kuidas kohalikud suhtlesid, et ikka, kui sa näed kedagi tuttavat, sa lähed ja ütled, isegi kui sul on kiire, sa lähed tema juurde ja sa vähemalt korra tšekid, et kuidas läheb. Kauge lehvitamine tegelikult tekitas temast tunde, et ma olen niisugune jäine ja külm. Ja ma arvan, et see oli selline asi, kus mina sain nagu sellise täiesti uue vaatenurga nagu iseendale ja võib-olla sellele, kuidas inimesed mind tajuvad erinevates kohtades. Kas sa muutsid ka oma käitumist pärast seda? Kusjuures muutsin ja päris teadlikult muutsin, sellepärast et see andis mulle ju mingi konkreetse indikatsiooni, kuidas inimesed mind võivad tajuda ja mida nad võivad oodata minult, et kui ma tahan ikkagi näida soe ja olla kaasatud kogukonda, eks ju, et siis kui ma jätkan sealt kaugelt lehvitamist, see võib-olla ei ole nagu kõige parem strateegia. No ja lõpuks siis oli niimoodi, et ma arvan, selle 9. kuu lõpuks, et kui te kujutate ette, see väikene küla, kus on üks tänav, seal on 2 baari, üks kirik, üks kool ja üks pood, siis seda ühte tänavat, seda peatänavat, ma arvan, et ma hommikul julgelt mingi 45 minutit kõndisin. Et selline 200-meetrine tänav on ju. Sellepärast, et korra käisin sealt läbi ja siis keegi hüüdis, Jaani, tule siia. Ja siis ma läksin sinna, need lõpud lõikavad ära ja siis ma olin Jaani neil. Ja siis lapsed tulid ja jutustama ja nii ta läks ja ma teadsin, et seal on okei jääda hiljaks, sellepärast, et ma tegin kellegagi kohvi natuke kauem, on ju. Või et seal on kuidagi vaja hästi palju panustada selleks, et inimestega suhteid hoida ja luua. Või tähendab luua ja hoida siis, on ju. Et ma arvan, et see oli see, mis ma võtsin kindlasti kaasa Eestisse tagasi tulles, mis on hästi palju aidanud. Kas sa oled Eestisse tagasi tulles ka tundnud nii-öelda vastupidist? Et nüüd sa oled kuidagi nagu olnud liiga itaallane või liiga nii-öelda liiga soe ja liiga avatud? Seda ma tundsin siis, kui ma tulin tagasi Itaaliast. Üks väga konkreetne näide oli see, et 9 kuuga võib-olla harjusin liigagi ära sellise põsemusidega, aga siis, kui ma tulin tagasi Itaaliast, ma hakkasin oma sõprannasid tervitama nagu automaatselt selle, nagu pöörasin põse ette kohe, et ma hakkan nagu musutama, on ju. Ja see oli küll, ma mäletan mitut hetke, kus inimesed olid kergelt segaduses, sellepärast, et lähedasematega sa ikkagi kallistud, kaugematega, ma ei tea, surud kätt või lihtsalt tervitad, on ju, aga see minu kuidagi automaatne komme musitama kippuda oli pigem neile nagu võõras ja siis nende reaktsioonist ma nagu sain aru, et ma pean ikkagi nagu siin muutuma, on ju, et see lihtsalt tuli lõpuks nii automaatselt. Ja kindlasti oli mingi periood, kus sa said aru, et vau, et mul ei saa olla enam niisuguseid, võib-olla ma ei tea, käitumismaneere või harjumusi või mingeid selliseid asju, ma ei saa neid nii lihtsasti siin rakendada enam, sellepärast, et siin lihtsalt need asjad toimivad natuke teistmoodi ja siis harjud uuesti tagasi, aga võtad ikkagi kaasa mingisuguse asja, mis sa siis saad uuesti integreerida meie süsteemi, on ju. Mida on eestlastes ja itaallastes sarnast? Ma arvan, et meil on kõigil inimestena, eks ju, põhilised, baasilised vajadused, ma ei tea, vajadus sõpruse ja läheduse, vajadus olla tunnustatud, vajadus teha olulisi asju, luua muutust, elada head elu. Ma arvan, et me nii eestlased kui itaallased armastavad laulda näiteks, süüa. Ma arvan, et eestlastena me võiksime õppida rohkem nagu nendelt seda traditsioonilist ühe laua taga kokku tulemist, sest et see aitab selle ühendatuse ja läheduse vajaduse nagu rahuldamisele väga palju kaasa. Selle pika laua asjaga ma ei saaks rohkem nõus olla. Minu elus oli selline hipiperiood võib-olla natukene, kus ma ei elanud küll Itaalias, ma elasin uues maailmas Tallinnas ja seal oli selline komme küll minul ja minu tolleaegsetel sõpradel tulla vähemalt korra nädalas pika laua taha kokku ja süüa kõik koos. Ja see on selline asi, mida ma tegelikult tahaks, et oleks rohkem. Just see, et sa võtad aega ja sa teed koos süüa ja sa istud ja ongi mõnus. Ja. Aga kas see on ka midagi sellist, mida sa Eestisse ise oled nüüd kaasa võtnud, et oma sõprade ja lähedastega saate pika laua taga kokku?
mulle kindlasti, ma olen teadlikumalt hakanud kujundama selliseid või looma selliseid momente, kus inimesed saavad kokku tulla ja seltskonda nautida. Itaalias oli täiesti nagu ükskõik, et tulid suured perekonnad kokku. Mäletan ühe perekonna sellist lõunat, nad tegid iga aasta sellise nagu Serenade perekonna lõunasöögi. No tegelikult ma ütleks, et lõunasöögist oli asi kaua, see oli täielik nagu söögiorgia, seal oli vast 8 käiku, 6 tundi. Me lihtsalt veeresime siis seal Pabloga nagu ära, et see oli Claudias, meie sõbranna siis perekonna lõunasöök, on ju. Ja ka seal küll keegi ei mõelnud selle peale, et kas need ikka omavahel, kuidas nemad ikka klapivad siin ühe laua taha ja kõik tulevad kutsutud. Ja nii on, et see, ma arvan, et see mentaliteet, et luua võimalusi, inimesed ise valivad siis. Aga mis veel Itaaliast oled niimoodi kaasa endale võtnud või? Ja tegelikult ma võtsin sealt kaasa äriidee. Ehk siis, et kui ma tulin tagasi Itaaliast, siis me tegime sõbrannaga oma tänavatoidu vaguni Scoop ja meie eesmärk oligi pakkuda tervislikku tänavatoitu ja mõte sai konkreetselt alguse Itaalias, sellepärast, et ühel hetkel, kui ma pitsat süüa ei saanud, sest ma läksin toodult punniliseks ja halb oli olla, siis ma palusin pitsapoistele, et kuulge, aga teil on need kattekomponendid kõik seal nagu kenasti seal laotatud külmkappi, et kas te mul salatit ei teeks sellest? Ja siis nad tegid, mis sa soovid, loomulikult. Ja siis ma valisin niimoodi, et seda ja seda ja seda ja seda ja siis mul oli nagu pirn lõi põlemat appi, et see on ju ka kiirtoit. See ongi see, et kui sa nagu suurendad mingisuguse toidu, mida sinu keha tegelikult loomaomaselt nii hästi ei talu, selle nagu osakaalu menüüs, no see suurendas nagu 0-100, et natuke ikka saia sõin ja pitsat ja pastat, aga mitte igapäevaselt. Et siis sa saad nagu väga selge märgi, et mis sulle sobib ja mis mitte. Kusjuures Scoop on käinud Archimedese suvepäevadel süüa pakkumas ühe korra. Mina ise olin ka seal ja... No, mina olin ka. Ja see oli kusjuures üks esimesi kordi, kui me üldse väljas käisime, me olime just asja saanud valmis selle vaguni ja siis pakkusimegi, tegime erinevaid üritusi, tegime pulmasid ja väga lahe teekond oli. Aga kui sa mõtled nüüd oma eriala ja oma tööelu peale, siis mida selles aspektis on see vabatahtliku kogemus seal sulle andnud või ka edasised kogemused tegelikult? Ma olen nüüd väga palju, lisaks sellele suhtlemisoskusele või siis avatusele suhtlemisele, et seda ei saa ju kunagi sundida, on ju. Ta on kindlasti andnud mulle rahvusvahelist koostöökogemust ja just seda, et täna, kui ma töötan, ma enne mainisin, et ühes IT-ettevõttes seal on hästi palju, saab olema rahvusvahelisel skeenel siis koostööd, et see tuleb palju lihtsamini ja ka see, et ma seal saan juba rakendada sellist kultuuride vahelise õppimise temaatikat ja see, et kuidas me mõtestame või aitame mõtestada inimestel kultuurilisi erinevusi, eriti neil, kes ei ole võib-olla käinud ära, sest et kõigil see ei peagi olema kõigi idee ja see ei peagi olema kõigile loomuomane, aga need viljad siis nendelt, kes on käinud, võikski olla ju see, et aidata teistel kuidagi aru saada paremini erinevustest, need rikastavad. Ja koolitaja pagas on küll saanud väga palju täiendust. Me just sellel aastal tegime ühe visualiseerimise koolituse või siis visuaalse fasiliteerimise koolituse koos Shocking grupiga ka rahvusvahelisele grupile ja et kuna ma sain ise osalejana sellest osa, siis ma oskan koolitajana nagu paremini disainida ja mõtestada, et mis oleks see võimalikult rikastav kogemus lisaks sellele koolitusprogrammile. Et hästi palju, väga viljakas on, kui ma nüüd mõtlema hakkan, jah. Kas sa sellele oled ka mõelnud, et mis sinust endast sinna Itaaliasse jäi? Ma tahaks loota, et selle väikese küla inimesed võib-olla ka hakkasid natukene mõtestama seda, et me olemegi erinevad, me käitumegi erinevalt ja me tundume erinevad, on ju, ja võib-olla need asjad, mida nemad näevad nendes väljapoolt tulnud inimestes, mis võib-olla on kummalised, et sellel on tegelikult mingisugune lugu seal taga, ja teisalt ma loodan, et need lapsed, kellega ma toimetasin ja tegutsesin, et nemad võib-olla said ka äkki, lapsed ja noored, et nemad said ka äkki mingisuguse sellise väikese nagu seemnekese, et et tegelikult võiks ka minna kuhugi mujale ja teha midagi, et nad alati nagu ammuli suvi kuulasid neid jutte, et geograafiatunnis ma näitasin, kust ma tulen, nagu Euroopa kaart oli seina peal, on ju.
et kus sa elad siis seal selle jõuluvana lähedal, mis on suht lähedal küll, no natuke on ikka vaja sõita sinna, aga ja siis see oli nii armas, kuidas üks tüdruk, kui ma tulin jõuluvaheajalt tagasi siis jaanuaris sinna Itaaliasse ja läksin kooli ja siis ma mäletan, et see üks väike tüdruk või seal vahetunnis mängisime, siis ta küsis, et kuule, et kus sa selle huulepulga said, et mul oli selline huulepalsam oli kaasas, kus sa selle said? Ütlesin, et Eestist poest ostsin. Kas teil on seal poed ka? Siis ma hakkasin uurima, et miks, kust selline küsimus, et kas meil on poed ka? Ja siis ta tõsimeeli mõtles, et näed, ta jäi meelde, et jõuluvanale suhteliselt lähedal, piltide pealt on nagu paistavad, et on iglud ja lumevallid on ja, et kas sinna nagu iglude vahele mõni pood ka on ära eksinud on ju. Kuidas see Eestisse tagasi tulemine oli, et kas jätsid tükikese endast Itaaliasse? Ma kindlasti, ma mitu tükki jätsin, ma arvan, et ikka täitsa sealt kujunes mingisugune uus mina. On isegi uuringuid tehtud, et kui me räägime erinevas keeles, siis see, mis keeles me räägime, mõjutab natuke meie iseloomu ka või seda, millised me inimestena oleme. Ja ma arvan, et tekkiski Itaalia mina, kes räägib itaalia keeles ja kes võib-olla selles keele ja kultuuriruumis hoopis mingeid muid asju väärtustab või kasutab või ennast väljendab muul moel. Et ma ei tea, kas ma tema sinna jätsin või ma võtsin ta sealt ka kaasa, aga alati, kui ma lähen sinna tagasi, siis ma suudan selle osa endast nagu uuesti aktiviseerida. Kui kaua sa Eestis olid olnud, kui järgmisesse Erasmuse projekti läksid? Ma arvan, et paar kuud, jah, see oligi paar kuud ja siis ma läksin juba Itaaliasse tagasi, sest mul oli natukene igatsus. See projekt oli Põhja-Itaalias ja see oli seotud siis koolituste tegemis. Ehk siis jällegi, et see kuidagi loogiliselt viis sinna, mis ma edasi tegema hakkasin. Ja viis uuesti Itaaliasse ja mäletan, et see oli nii soe tunne uuesti sinna tagasi minna ja saada nagu just aru kõigest ja siis mul alati meeldis kuidagi praktiseerida nende Itaalia osalejatega rääkida. Ja kui sa peaksid kedagi veenma Erasmusesse minema, millist lugu sa kasutaksid selle jaoks? No veenmisel on ju kõige olulisem püüda aru saada selle inimese oma motivatsiooni, nende oma miksi, et ma alustaks sealt võib-olla hoopis. Et ma ei hakkaks nagu müügiargumentidega pihta, et sa saad seda ja seda ja seda, vaid ma alustaks nende oma miksist ja siis püüaks aru saada, et kas või kuidas need projektid saaksid tema miksile kaasa aidata. Miks on siis see missioon või mingisugune eesmärk, suurem soov ja siis ma tavaliselt kasutan selliste ajarännaku harjutust, et ma palun mõelda tulevikku, palun mõelda, ma ei tea, istud kiiktoolis, oled 85, ja noh, mida vanemaks me saame, seda rohkem me hakkamegi ju oma seda nimetatakse nostalgiaks või heietamiseks, et me hakkame kuidagi oma vanu aegu meelde tuletama ja selles on mingisugune tohutu nauding, kui seal on palju lugusid, mida meenutada või palju nüansse või mingit palju pilte tuleb sulle silmade ette erinevatest kohtadest, kus sa oled käinud või erinevatest inimestest, keda sa oled kohanud või asjadest, mida sa oled ära teinud. Et siis ma palukski võib-olla nagu mõelda sellele hetkele ja siis küsiks, et millist filmi sa tahad näha oma silmade ees, kui sa hakkad nostalgitsema. 3 sõna. Mis on Erasmus? Seiklus, loomine või looming, selle kõige paremas mõttes. Sa ju lood ise oma projekti täpselt nii initsiatiivikas, kui sa oled, seda nägu see tuleb. Ja võib-olla transformatiivne. Või see nagu, muutusele suunav. Kas on mingi inimtüüp, kes saab erasmuslane olla? Ma arvan, et küsimus on see, et kas on üldse mingit inimtüüpi, kes nagu ei saaks olla. Et kui sa otsustad, et sa saad olla, siis ükskõik millise tüübiga inimene sa oled või tüpaaž, et siis sa saad. Mida sa soovitaksid neile inimestele, kes ei ole veel käinud, aga plaanivad minna? No oleneb, kus maal see plaan on. Kas see on nagu väga sellises rohelises järgus, siis ma soovitaksin mitte järgi anda ja ikkagi kaasa minna selle oma tuksuva tundega, et kuhugi tahaks minna ja mitte seda ära matta, et ikka tuli ikka päris hea tööpakkumine või et ikka tegelikult praegu vist ei ole õige hetk ja mõnikord ei ole inimestel isegi põhjendust, et miks ei ole, aga lihtsalt see hirm natuke nagu hakkab seal siis pesa tegema. Aga kellel on juba konkreetne plaan,
siis ma soovitan kuulata oma intuitsiooni nii projekti valimise osas, kindlasti ju tehakse erinevaid intervjuusid, kui me räägime vabatahtlikust teenistusest, on ju, et ikkagi nagu kaaluda ja mõelda ja tunnetada neid inimesi, kellega koos tööd hakkad tegema ja mõelda ka sellele, et milline projekt tõesti võiks nagu sinu tulevikule parimal viisil teed sillutada. aga kas sulle tundub ka, et nüüd midagi jääb kriipima, kui me praegu siinkohal lõpetame, kas sulle tundub, et meil on midagi, mis on küsimata? Ma arvan, et siia lõppu võib-olla olekski paslik öelda seda, et kahetsed sa ainult neid võimalusi, mis sa kasutamata jätad. Et kui sul mingisugune asi tekitab õige tunde ja seesama see intuitsioon sind juhendab ja suunab, siis jumala eest mine püüa see tunne kinni ja tee sellega midagi. Tagasi vaadates saad sa ainult ühe värvilise looma sinna kiiktooli silmade ette. Aitäh sulle! Aitäh! Aitäh!